Tervist! Tahaksin teile täna lahendada läbi veel mõned andmete otsimise ülesanded ja teha seda andmebaasi hotell põhjal. Ja mul on siin 3 ülesannet, mida tahaksin läbi lahendada. Ja teen jällegi niimoodi, et alustan lahendamist Access'is. Siis demonstreerin, et see kood, mille ma kirjutasin Access'i jaoks, käivitub probleemideta Postgresis, ka LibreOffice Base'is või siis tuleb seda ainult väga vähesel määral muuta. Ja demonstreerin ka mõningaid lisavõimalusi, mida pakub PostgreSQL andmebaasist andmete otsijal. Ja haaran härjal kohe sarvist ja alustan esimese ülesandega. Ülesanne on siis selline. Kui mitu protsenti külalistest ei ole teinud mitte ühtegi reserveerimist? Siia peaks isegi küsimärgi lõppu panema. Väljastage andmed tabelis, kus on üks veerg ja üks rida, ehk Veero nimi ja Veero nimi peab olema protsent. Ja see protsent peab olema ümardatud ühe kohani peale koma. Samuti tuleb lause kirjutada niimoodi, et väldite nulliga jagamist. Et selle vältimiseks sellisel juhul, kui jagaja on 0, tuleks asendada selle SQL'i nulliga, mis siis tähendab seda, et selle jagamisoperatsiooni tulemus on teadmata, unknown, mida siis ka väljendatakse nulli abil. Nüüd, kui vaadata sellele ülesandele peale, et millised on siis need vahetulemused, mida mul oleks vaja leida, mul oleks vaja teada saada 2 arvu. Et üks arv on külaliste koguarv ja teine arv on nende külaliste arv, kellel ei ole tehtud mitte ühtegi reserveerimist. Ja kui need arvud on teada, siis saan ma need läbi jagada, 100-ga korrutada, tulemust ümardada ja niimoodi saangi ma kätte protsendid. Et hakkan siis kirjutamisega pihta ja võtan siit ette uue akna. Ütlen, et ma tahan kirjutada siia SQL koodi ja hakkan siis kirjutamisega pihta. Et kui ma kirjutan niimoodi, select count as arv from külaline. Siis sellise lausega ma saan teada külaliste koguarv. Et katsendan kohe järgi, kas see kood töötab. Et loen kokku tabelis külaline olevate ridade arvu ja kuna külalise tabelis on deklareeritud võti, siis see ka minu jaoks tagab seda, et seal ei ole tabelis korduvaid ridu ja ma ei pea siin päringus kuidagi korduseid eemaldama. Ma saan kirjutada lihtsama päringu. Nüüd selleks, et leida selliste külaliste arv, kellel ei ole mitte ühtegi reserveerimist, et siin seda ülesannet on võimalik lahendada erinevalt. Et saab näiteks kasutada alampäringut, kusjuures saab kasutada nii korreleeruvat alampäringut kui ka mitte korreleeruvat alampäringut. Nii et näiteks, kui ma siis kirjutan niimoodi, as arv from külaline, niimoodi saan ma teada kõikide külaliste arvu, aga kui ma lisan siia juurde tingimuse where külalise number not in, ja siia kirjutan alampäringusse select külalise number from reserveerimine. Ja siis sellisel juhul ma just saangi soovitud vastused alampäringuga, mis on siin sulgudes. Leian ma kõikide selliste külaliste numbrid, kellel on tehtud vähemalt üks reserveerimine. Põhipäringus küsin ma kõiki selliseid külalisi, kelle number ei sisaldu alampäringus leitud külalise numbrite hulgas. Ja siis siin select klauslis on see pöördumine kokkuvõtte funktsiooni count poole, et sellega ma loen siis kokku selliste külaliste arvu, kes sellele tingimusele vastavad. Et veendun, et see kood töötab.
Et no, näitamaks neid nii-öelda variatsioone sellele koodile, ma saaksin näiteks kirjutada ka niimoodi, et kasutada kogu sellist võrdluse predikaati, millega ma ütlen, et külalise number ei tohi võrduda mitte ühegi alampäringu poolt leitud külalise numbriga, et see teeb sama välja. Muideks siinkohal siis tüüpiline viga on see, et jäetakse kirjutamata siia see võtmesõna all, kirjutatakse lihtsalt, et külalise number ei võrdu selle alampäringu tulemusega, aga sellisel juhul, kui alampäring tagastab rohkem kui ühe rea, siis see lause enam ei tööta, sellepärast et ma võrdlen võrreldamatult, et ühelt poolt võrdlen konkreetselt ühte arvu, ühte külalise numbrit, teiselt poolt võrdlen siis arvude hulka, mis on leitud selle alampäringu poolt, et nii-öelda arvu ma saan ükshaaval võrrelda sellesse arvude hulka kuuluvate väärtustega, aga ma ei saa võrrelda seda hulga kui tervikut. Veel üks asi, mida kohtab, on see, et siia kirjutatakse distinct, ehk siin alampäringus eemaldatakse korduseid. Ega see loomulikult seda lauset valeks ei tee, aga minu katsetused näiteks Postgresi põhjal küll on näidanud, et see pigem võib teha seda lause täitmist aeglasemaks kui kiiremaks, sellepärast et see korduste eemaldamine, ta ühelt poolt ei mõjuta selle päringu tulemust, aga teiselt poolt korduste eemaldamine on ka töö, mis kokkuvõttes võib võtta aega rohkem võrreldes sellega, kui neid korduseid ei eemalda. Ja siin on siis tegemist mitte korreleeruva alampäringuga, nii et kui ma võtaksin siit sulgudest välja selle SQL lause ja üritaksin seda eraldiseisva üksusena käivitada, siis sellisel juhul see käivitamine kenasti õnnestub. Nüüd mitte korreleeruva alampäringu asemel ma saaksin kasutada ka korreleeruvat alampäringut. Nii et ma võiksin kirjutada niimoodi. Ja kui ma kirjutan niimoodi ja mitte midagi rohkem, siis ma tegelikult lahendan vale ülesannet. Et sellisel juhul ma lahendan ülesannet, et juhul kui ei eksisteeri mitte ühtegi reserveerimist, siis leia kõikide külaliste arv. Juhul, kui leidub vähemalt üks reserveerimine, siis sellisel juhul tagasta arv 0. Sellepärast, et sellisel juhul ära loe kokku mitte ühtegi külalist. Nii et kui ma kirjutan lihtsalt not-exist, siis siia alampäringusse ei kirjuta nüüd seda tingimust, millega ma siis seon ära selle alampäringu ja põhipäringu, et siis ma tegelikult lahendan seda ülesannet valesti. Et kui ma kasutan not-exist, siis ma peaksin siia alampäringusse lisama ka where clause'i, mille abil ma siis seon omavahel kokku selle alampäringu ja põhipäringu. Where reserveerimine punkt külalise number võrdub külaline punkt külalise number. Ja sellel ei ole vahet, et kumma ma kirjutan ennem, kas ennem viitan tabeli külaline veerule külalise number või viitan ennem tabeli reserveerimine veerule külalise number, et see ei mõjuta tulemus. Nii et nüüd on tegelikult see alampäring ära seotud selle põhipäringuga. Nii et iga rea kohta tabelist külaline, leitakse külalise number, pannakse see külalise number siia asemele, täidetakse alampäring, kui alampäringu tulemuses ei ole mitte ühtegi rida, siis tingimus not-exist on täidetud ja järelikult see külaline tuleks siia sellesse tulemusse sisse lugeda. Nii et see on siis näide korreleeruvast alampäringust, mis selle ülesande ära lahendab. Ja alampäring on korreleeruv, sellepärast, et kui ma võtan siit sulgudest nüüd välja selle alampäringu, üritan seda eraldiseisva üksusena käivitada, et siis tegelikult näete, mul küsitakse külaline punkt, külaline number väärtust, sellepärast, et tabelile külaline siin selles alampäringu from clause'is ei viidata, et viidatakse hoopis selles põhipäringu from clause'is. Nii et see on siis veel üks viis, kuidas siis leida nüüd nende külaliste arv, kellel ei ole mitte ühtegi reserveerimist. Ja nüüd, kui mul on siis leitud need kaks arvu, saan ma siit kokku panna lahenduse, mis selle ülesande ära lahendab. Ja selle lahenduse kokkupanemiseks kasutan ma siis seda võimalust, et SQL-is ma saan kirjutada from clause'is alampäringu või alampäringud. Ja antud juhul on mul siin kaks alampäringut, mis mõlemad annavad tulemuseks täpselt ühe rea. Et kui külaliste arv on 0, et siis nii-öelda selles reas on väärtus 0. Nii et tegelikult ma kirjutan sellise päringu, kus kohas ma tekitan korrutis.
Selles mõttes, et mul on from klauslis, ütleme viite alampäringutele, aga mul ei ole where klauslis kuidagi need alampäringud või alampäringute tulemused kokku ühendatud. Aga antud juhul see ei ole ka vajalik, sellepärast et kumbki alampäring tagastab ühe arvu ja ma lihtsalt tahan neid arve nüüd küsida selleks, et ma saaksin siis siin select klauslis nendele arvudele viidata. Nii et panen from klauslisse ühe alampäringu, as kokku, koma vahele ja panen from klauslisse teise alampäringu, as siis on see reserveerimine. Ja nüüd, kui ma kirjutan siis select tärn ja panen käima selle lause, siis näete, täitmine õnnestub ja päringu tulemuses on mul tabel, kus on 2 veergu. Ja kui ma seda tabelit lähemalt vaatan, siis tegelikult näete, siin on 2 veergu, mille mõlema nimi on arv ja Access näitab seda tulemust niimoodi, et ta selle veeru nime ees näitab ka tabeli nime, kust kohast ma sellise nime ka veeru sain. Et kui ma võtaksin ja paneksin selle sama koodi prooviks käima Postgresi põhjal, siis te näete, Postgres täidab selle koodi ka kenasti ilma igasuguste muudatusteta ära. Postgresi puhul siin päringu tulemuses on 2 veergu ühesuguse nimega, et veeru nimi on arv. Et siinkohal siis meenutan teile seda asjaolu, et mingil kummalisel kombel SQL-is on siis lubatud selline asi, et kui ma teen päringu, siis päringu tulemuses võib olla mitu sama nimega veergu. Ja samas mul seda tulemust on hiljem siis keerulisem kasutada ja ma peaksin siis ise olema tähelepanelik, et mitte sellist olukorda endale tekitada. Nüüd, mida mul oleks siis vaja teha? Mul oleks vaja jagada reserveerimata punkt arv, jagada siis kokku punkt arvu. Et ma saan läbi viia jagamisoperatsiooni. Kirjutan selle koodi siia. Nii et jagamisoperaator, kaldkriips, see on siis süsteemi defineeritud ehk sisse ehitatud operaator, tuleb süsteemiga automaatselt kaasa. Ja siis on vaja tulemus korrutada läbi 100-ga. Ja kui ma selle nüüd siis käima panen, siis tulemus, näete, on selline 11,1111. Ja vaadake veel üks asi, et siin kõigepealt ei ole tulemust ümardatud ja teiseks siin selles päringu tulemuses olevas tabelis on selline väga koleda nimega veerg. Nii et kui ma kirjutan siis SQL-is nüüd select klauslisse näiteks mingisuguse avaldise, mille väärtuse ma tahan välja arvutada ja siis päringu tulemuseks olevas väljas näidata, aga ma ei anna sellele väljale vastavale veerule nime, sest see nimi antakse süsteemi poolt. Erinevates süsteemides see nimi on erinev ja enamasti see nimi on kole. Nii et kui ma näiteks panen käima selle sama koodi Postgresi põhjal, et siis päringu tulemuses on veerg nimega kolum küsimärkidega, et jälle mitte kindlasti selline hea ja suupärane nimi. Ja nüüd tuleks siis kasutada ümardamist. Round ümardamise funktsioonil on 2 parameetrit. Esimese parameetri oodatav väärtus on see arv, mida soovitakse ümardada. Teise parameetri oodatav väärtus on kohtade arv peale koma, et ma soovin, et siin peale koma oleks 1 koht. Ja siis annan päringu tulemusele ka ise nime või päringu tulemuses veerule ise nime, et veeru nimi oleks siis protsent. Nii, panen selle käima, protsent on siin 11,1. Nüüd, kui ma võtan, kopeerin selle koodi, et käivitada seda PostgreSQL-i jaoks, siis te näete, et see kood sellisena käivitub ka PostgreSQL-is, aga ikka tähelepanek, tulemus on 0. Tegelikult hetkel siin andmebaasis olevate andmete põhjal tulemus peaks olema midagi muud kui 0. Ja vaat siin tuleb siis teada sellist asja, et PostgreSQL-is ja tegelikult ka LibreOffice Base'is, kui ma viin läbi nüüd täisarvude jagamist, et siis toimub kärpimine 0 suunas.
Et selleks, et ma saaksin siis täpse tulemuse, ma peaksin tegelikult kas selle jagatava jagaja või mõlemad teisendama kas siis sellesse detsimaltüüpi ehk 10 moro tüüpi või siis ujukama tüüpi, nagu näiteks double. Ja katsetan siis järgi, et teen siis selle soovitud tüübi teisenduse. Et selle tüübi teisenduse kirja panemiseks ma, üks asi, mis mul läks meelest ära, vabandust, et ma liiga kiirustasin nüüd teile kohe juba Postgresi juurde, aga ma unustasin ära ühe tähtsa asja, et tuli ka vältida nulliga jagamist. Et mis saab siis, kui see kokkuarv on 0? Et siis ma jagan ju nulliga. Ja võt siin selleks, et seda nulliga jagamist vältida, selleks ma saaksin siis Accessi korral kasutada if-funktsiooni. Ja sellel if-funktsioonil on 3 parameetrit. Esimese parameetri oodatav väärtus on loogika avaldus, mille arvutamise tulemusel on võimalik kontrollida, kas siis tulemus on true või tulemus on false. Teise parameetri oodatav väärtus on see väärtus, mis tagastatakse sellisel juhul, kui kontrolli tulemus on true. Ehk antud juhul ma tahaks sellisel juhul tagastada selle SQL-i nulli. Ja kolmanda parameetri oodatav väärtus on siis selline väärtus, mis tagastatakse, kui kontrolli tulemus on false. Ehk siis juhul, kui kokkuarv võrdub nulliga, siis tagasta SQL-i null, vastasel juhul tagasta kokkuarv. Ja kui tagastatakse SQL-i null, siis nulliga jagamine annab tulemuseks ka null. Nii et kui ma võtan, panen selle koodi nüüd siin Accessis käima, siis näete, see kood siin kenasti töötab. Et see asi jäi mul veel ülesande juurest täitmata, nii et tegelikult siin juures ka jälle selline väga õpetlik tähelepanek, et alati lugege ülesannet mitu korda uuesti ja uuesti, et ikkagi lahendaksite ära täpselt selle ülesande, mis teil paluti kõiki neid tingimusi arvestades, et tegelikult lihtne on selles lahendamise võinas jätta midagi kahe silma vahel ja saada siis tulemus, mis ei ole nii ideaalne või 100% korrektne või soovitud, nagu tegelikult oli tahetud. Et nüüd, mis siis puudutab koodi PostgreSQL-is, et PostgreSQL-is ei ole if-funktsioon. If-funktsiooni asemel ma saaksin kasutada sellist asja nagu on case avaldus, case expression, mis võimaldab mul tegelikult saavutada täpselt samasuguse tulemuse, nagu ma saaksin Accessis selle if-funktsiooniga. Aga antud juhul mul isegi ei oleks seda case avaldist vaja, et Postgresis on olemas selline funktsioon nagu nullif, mis võimaldab mul siis natukene kompaktsemalt selle kontrolli siin kirja panna. Et see nullif funktsioon, ta tahab sisendiks kahte väärtust, on 2 parameetrit. Ja juhul, kui mõlema parameetri väärtus, või nende 2 parameetri väärtus nüüd võrdub, siis sellisel juhul tagastab see funktsioon nulli. Ehk ta tagastab selle määramatuse. Nii et kui kokkuarv võrdub nulliga, siis tagastatakse see SQL-i null. Et see kood läheb PostgreSQL-is käima, aga nagu öeldud, tulemus on nüüd selline, kus kohas on siis null. Ja see tuleb nüüd just nimelt sellest, et siin on see nulliga tekib probleem nende täisarvude jagamisel. Ehk siis mida tuleks teha, tuleksin kas jagaja, jagatav või mõlemad teisendada kas siis detsimal või double tüüpi. Ja üks selline lühem, kompaktsem kirjapilt, mida ma saan PostgreSQL-is kasutada, on siis tüübi teisenduse jaoks kasutada sellist kirjapilti. Et ma ütlen, et loe kokku külaliste arv ja käigu pealt see tulemus täisarvu tüübist teisenda siis detsimal tüüp. Et nüüd, kui ma võtan ja panen selle lause siin käima, siis tulemus ei ole enam mitte null, tulemus on 11,1. Et veel variatsioone, et ma saaksin selle tüübi teisenduse panna kirja ka teisiti, et ma saaksin kasutada siin seda tüübi teisenduse funktsiooni. Cast count as decimal.
ja siit ka, et cast count as decimal. Et see on alternatiivne kirjapilt, kuidas siis teha seda tüübiteisendust ja selline viis toimib ka siis seal LibreOffice Base'is, et see on lihtsalt selline kompaktsem kirjapilt, mida on võimalik kasutada, siin PostgreSQLis. Mainisin case avaldist, case expression. Et siin selle case avaldise kasutamise korral ma saaksin tegelikult kirjutada siis niimoodi, et case when kokkuarv võrdub nulliga, sellisel juhul tagasta null, vastasel juhul tagasta kokkuarv ja siin tuleb siis see avaldis ära lõpetada. Nii et juhul, kui kokkuarv võrdub nulliga, siis tagasta null, vastasel juhul tagasta null, vastasel juhul tagasta see kokkuarv. Ja see oleks siis nii-öelda otse tõlge sealt sellest if funktsioonist, mis on siis Microsoft Accessis. Nii et see, mis on Microsoft Accessis, see if funktsioon, et seda ma saan teha siis ka PostgreSQLis case avaldusega, saan saavutada samasugust tulemust. Ja nüüd veel üks võimalus, kuidas siis ma saan panna seda lauset kirja PostgreSQLis võib-olla natukene loetavamalt, on siis kasutada neid ühiseid tabeli avaldusi. Common table expression. Viib kokku as ja siin defineerin selle alampäringu. Siis teine on reserveerimata as ja siia panen selle alampäringu. Ja nüüd siin from clothes saan viidata nendele tabelitele. Nii et siin selles with clause'is on esitatud siis ühine tabeli avaldis, common table expression. Ma saan neid siin lause alguses defineerida üks või mitu tükki. Ma igas järgnevas avaldises saan tegelikult viidata juba ka eelmisele avaldisele. Sisuliselt võib sellest mõelda, et siin lause alguses järjest deklareerin ära alampäringud ja siis selles lause põhiosas ma saan neid alampäringuid kasutada. Et mis võiks olla isegi põhieelis, ütleme, antud juhul on see, et see parandab selle lause loetavust. Et võib-olla tänu sellele, et kui mul tulevad siit järjest sellised alampäringud, et siis selle lause lahenduskäigu jälgitavus ja lause loetavus on parem. Ja loomulikult tuleb ka kasu, ütleme sellisel juhul, et kui ma peaksin näiteks selles lauses viitama sellele alampäringule rohkem kui üks kord, et siis ma ei pea seda alampäringut mitu korda kirja panema. Nii et need ühised tabeli avaldisi, need on sellises moodsamas SQLis olemas, Accessis paraku neid kasutada ei saa. Ja nüüd näitamaks veel ühte võimalust, et kuidas seda ülesannet lahendada PostgreSQLis, et ma saan kasutada siis loendamist koos filtri rakendamist. Nii et kui ma siis kirjutan näiteks niimoodi from külaline ja tahaksin samas lauses kokku lugeda ka näiteks selliste külaliste arvu, kelle aadress algab Tallinna. Et siis ma saaksin seda moodsad SQLis teha ka ühe lause. Count ja nüüd kirjutan filter ja siia kirjutan where sulgudesse aadress like. Näiteks algab siis sõnaga like. As arv Tallinn. Nii et ma
käivitan selle päringu, saan tulemuseks tabeli, kus on 2 veergu, ühes veerus on kõikide külaliste arv, teises veerus on külaliste arv, kellel aadress algab sõnaga Tallinn. Võtan ja vabandust, ma panin selle valesse kohta, võtan ja panen selle lause siia ja siin see tegelikult toimub. Lihtsalt kõrvalmärkusena, et ma saaksin midagi, ma saaksin nii-öelda sarnast asja tegelikult teha ka Accessis, et see on nii-öelda puhas väikene nii-öelda kõrvale põige, et kasutades siis if funktsiooni, et if see on lihtsalt väikene kõrvalekalle nüüd. Et if funktsioon, et juhul kui see tingimus on täidetud, siis sellisel juhul tagasta väärtus 1, vastasel juhul tagasta väärtus 0. Vastasel juhul tagasta nii-öelda tagasta null. Null ei ole tegelikult väärtus, vaid on väärtuse puudu. Ja kui ma selle, nii, ja siin on nüüd üks sulg üleliia, et näete siin tegelikult liiga kiiresti kopeerisin, et näete siin selles Notepad++-is mul on hea kontrollida nüüd seda nii-öelda sulgude tasakaalustatust, et näete, see sulg on siin tegelikult üleliia. Et nüüd on sulud tasakaalus. Et kui ma panen selle lause siin käima, siis näete saan ma samasuguse tulemuse nagu PostgreSQLis. Et lihtsalt väikse kõrvalepõikena, idee on siis selles, et count sulgudes avaldis loendab kokku ainult selliste ridade arvu, mille korral selle avaldisel on väärtus. Ehk nii-öelda ta ei loenda neid ridu, kus selle avaldise arvutamise tulemus on see null ehk nii-öelda määramatus või teadmatus. Nii et ma saaksin tegelikult, ütleme, kui mul on selline näide siin, ma saaksin tegelikult lahendada seda ülesannet ka siin nii-öelda sellist ülesannet, näiteks kui siis siin Microsoft Accessis. Aga nüüd siis selle filter klausli juurde tagasi pöördudes, et ma saan siin kasutada ka alampäringut ja ma saan siis kokku lugeda selliste külaliste arvu, kelle puhul ei eksisteeri mitte ühtegi seotud reserveerimist. Nii et ma üritan nüüd ühes ja samas lauses lugeda kokku nii kõikide külaliste arvu, kui ka nende külaliste arvu, kellel ei ole mitte ühtegi reserveerimist ja kasutan siis seda SQL-i uuemat seda filter syntax. Ja nagu te näete, tulemuseks saan ma siis soovitud arvud ja nüüd ei ole mul siis teha mitte midagi muud, kui ma siin teen jälle seda tüübi teisendust. Siin detsimal korrutan 100-ga. Vaatame, kas see kood praegu läheb käima. Läheb käima. Ja nüüd siis ümardan kõigepealt tulemuse siis ühe kohani peale koma ja kasutan siis ka seda nulli funktsiooni, et asendada siis vajadusel see nii-öelda arv, millega ma siis jagan, asendada selle SQL-i nulliga. Nii et see oleks siis näide sellisest uuemast syntaksist, mida ma saan kasutada PostgreSQLis, et siin tulemus on 11,1. Ja mis puudutaks siis LibreOffice Base'i, siis kui ma võtan nüüd siit selle lause,
Teen siin nüüd jälle niimoodi, et ma convert case to uppercase ja panen siin selle koodi käima, päringud ja koostöös päring SQL maates, et siis see kood peaks minema käima. Ta annab tulemuse, aga praegu ta näitab hetkel protsenti null, et siin tuleb välja, et ta LibreOffice Base tahab, et ma teisendaksin selle väärtuse double tüüp. Et siis ta annab mulle õige vastus. Et ma panen selle siia ja nüüd on, et protsent on 12,5. Nii et jälle selline väikene, nagu öeldakse, erisused erinevate süsteemide vahel. Üks asi veel, mida ma tahaksin mainida, on see, et kui te panete siia from clause'isse alampäring, et siis te peaksite andma sellele alampäringule alias. Et kui te seda ei tee, et siis mõni andmebaasisüsteem ei pea seda probleemiks, aga mõni teine andmebaasisüsteem peab. Nii et kui ma näiteks võtan siit selle päringu access'i jaoks ja panen selle lause siia, et praegu tegelikult ongi see juba probleem, kuna ma nii-öelda siin viitan sellele arvule, veerule arv, kasutades siis, kirjutades siia ette selle tabeli nime. Et näiteks, et panen siia arv 2, kustutan siit viite sellele tabelile ära. Näete, nüüd läheb see lause käima, kuna süsteem saab aru, et okei, mul on vaja veergu arv 2 ja see veergu arv 2 on üheselt kindlaks määratav, ta on selle alampäringu tulemus. Et kui ma selle päringu ära salvestan, kinni panen, lahti võtan, et siis näete, süsteem on siia lõppe pannud ise alias, et ta on seda koodi natuke ümber kirjutanud, et nagu te näete, ta tegelikult tahaks, et ka teha from clause'is alampäring, et sellele alampäringule tuleks anda alias. Kui ma nüüd kordan seda katsetust siis PostgreSQL'is, et võtan näiteks siit selle koodi ja jätan siia from clause'is olevale alampäringule selle alias andmeta, et siis ma saan veateate, et nii-öelda kohe selline nõue on, et kui mul on from clause'is alampäring, et siis igal juhul ma peaksin kasutama siin nii-öelda andma selles from clause'is sellele alampäringule alias. Et isegi kui ma näiteks kirjutan samamoodi, nagu ma kirjutasin seal Access'is, see kood ikkagi ei lähe käima. Sellepärast, et mul on from clause'is alampäring, aga siia ma seda aliast ei andnud. Ja kui ma nüüd prooviks, siis katsetaksin, et mida nüüd ütleb see LibreOffice Base, me ei olegi seda proovinud, vaatame, mida ta ütleb. Et okei, et see tuleb nüüd jälle sellest, et ma siit panen 2 ja ütleme, paneme siia ka arv 2. Et nagu te näete, et see LibreOffice Base ja siin taga olev siis see HSQLDB, et tema oli nõus täitma seda lauset ka sellisel juhul, kui siin from clause'is oleval alampäringul seda aliast ei olnud. Nii et kokkuvõte oleks siis selline, et ütleme, et te võite sõltuvalt andmebaasisüsteemist saada läbi niimoodi, et seda aliast seal from clause'is alampäringul ei ole. Samas, kui see alias on, siis see kindlasti pole viga ja see muudab ilmselt selle koodi paremini loetavaks ja muudab ka selle koodi paremini porditavaks ehk ülekantavaks erinevate süsteemidega. Nii et kokkuvõttes jälle selline pisikene illustratsioon ja demonstratsioon selle kohta, kuidas siis
erinevates süsteemides, jällegi ütleme, detailid on erinevad, et ütleme, saate sellised SQL-i üldpõhimõtted endale selgeks, aga need sõltumata sellest, millise andmebaasi süsteemiga te kokku puutute, et igaühel on sellised omad väiksed nipid ja trikid ja võimalused ja puudujäägid. No nii, et see oleks siis esimene ülesanne, et nüüd lähen siis ülesande number 2 juurde. Millistes Tallinna hotellide luksusnumbrites on teinud vähemalt ühe reserveeringu külalist, kelle reserveeringute arv on keskmisest väiksem? Selliste külaliste leidmisel arvestage kõikide külalistega. Kui külalisel reserveeringuid ei ole, siis on arv 0 ja ka need külalised tuleb keskmise arvutamisel arvesse võtta. Väljastage hotelli number, ruumi number, hotelli nimi, sorteerige päringu tulemus, hotelli numbri ja selle sees ruumi numbri järgi kasvavad. Et siin tuleb nüüd mõelda, et mida oleks mul vaja leida, siis selle, mis on see vahetulemus, mida mul oleks vaja leida, et mul oleks vaja leida reserveerimiste arv iga külalise kohta, ka need külalised, kellel ei ole mitte ühtegi reserveerimist. Siis, kui ma olen leidnud iga külalise kohta reserveerimiste arvu, tuleks leida üle selle arvu siis keskmine. Ja üle nende erinevate arvude tuleks leida keskmine. Ja siis tuleks mul välja võtta selle alusel need külalised, kellel see kellel siis reserveeringute arv on leitud sellest leitud keskmisest arvust väiksem. Ja kui ma olen need külalised leidnud, et siis ma pean leidma need ruumid, millesse külaline on reserveeringuid teinud ja leidma siis nende ruumide hulgast just need ruumid, mis on Tallinna hotellide luksusnumbrid. Nii et info selle kohta, kas hotell on Tallinnas, on tabelis hotell, hotelli nimi on tabelis hotell, info ruumi tüübi kohta on tabelis ruum, kõik külalised on tabelis külaline, sealhulgas ka need külalised, kellel ei ole mitte ühtegi reserveerimist ja reserveerimiste andmed on siis tabelis reserveerimine. Et hakkan siis pihta ja esimese asjana tuleks mul leida üles iga külalise kohta tema reserveerimiste arv. Nii et kui ma kirjutan niimoodi from jälle language ja SQL select from külaline inner join reserveerimine on külaline punkt külalise number võrdub reserveerimine punkt külalise number. Et kui ma kirjutan niimoodi, siis ma omal siin päringus ühendan kokku tabeli külaline tabeliga reserveerimine. Ja päringu tulemuses on üks rida iga reserveerimise kohta, kus on külaline määratud ja näidatakse mul siis nii andmeid kõikidest tabeli reserveerimine väljadest, kui näidatakse ka siis külalise andmeid ehk siis andmeid tabeli külaline veergudest. Ja pange nüüd tähele, et siin selle päringu tulemuses ei ole selliseid külalisi, kellel pole mitte ühtegi reserveerimist. Et neid selle inner join operatsiooni tulemuses ei ole. Tulemuses on ainult sellised külalised, kellel on reserveerimine ja sellised reserveerimised, millel on külaline. Et selliseid külalisi, kellel reserveerimisi ei ole, selliseid reserveerimise pole külalisi, et selliseid siin selle päringu tulemuses ei ole. Kui ma tahan nüüd siis päringu tulemusse ka selliseid külalisi, kellel pole mitte ühtegi reserveerimist, siis ma asendan selle sõna inner sõnaga left. Asendan sõnaga left praegu sellepärast, et vasakul pool fraasi left join on tabeli nimi külaline. Nii et vasakul pool tabeli nimi külaline. Ehk siis ma leian kõigepealt selle päringu tulemusena leitakse kõik need read, mis leitakse siis inner join operatsiooni tulemusel. Pluss siis tulemuses on ka üks rida iga külalise kohta, kellel pole reserveerimist. Ja kui nüüd siis võtta ja panna see lause käima, siis näete siia päringu tulemusse minu pool on tekkinud veel üks rida. Et siin andmebaasis on külaline, kellel on selline väga lühikene eesnimi ja perenimi üldse puudub, aga see selleks ja tal ei ole mitte ühtegi reserveerimist, et siin reserveerimistele vastavad väljad on kõik kenasti tühi.
Nii, et nüüd tuleks mul siis kokku lugeda, et külaline punkt, külalise number, group by külaline punkt, külalise number. Ja vot nüüd üks selline viga, mida tehakse selle outer join'i ja loendamise puhul on see, et kirjutatakse count funktsiooni poole pöördumine, nii et siin sulgudes on siis see tärn. Nii et kui ma võtan ja arv pean ma siia ka kirjutama. Et kui ma võtan ja panen selle lause käima, et tundub, et kõik on okei, aga näetavad, siin on üks pisikene probleem, et külalisel number 10, selle päringu kohaselt on üks reserveerimine. Et kuidas see tulemus saadi? See tulemus saadi niimoodi, et see count sulgudes tärn loeb kokku lihtsalt ridade arvu, mis siis kuulub rühma. Ja kuna mul on päringu tulemuses ka üks rida iga külalise kohta, kellel pole reserveerimisi, siis iga sellise külalise kohta on üks rida ja järelikult loetakse kokku, et nii-öelda sellise numbriga külalisel see reserveerimiste arv on 1. Tegelikult sellistel külalistel reserveerimise arv on 0 ja mida ma peaksin tegema siia count funktsiooni argumendi positsiooni, peaksin ma kirjutama viite mõnele kohustuslikule veerole tabelis külalise number. Nii et siia count funktsiooni sulgudesse kirjutan siis viite mõnele kohustuslikule veerole tabelis reserveerimine. Sellepärast, et kohustuslik veer, sellepärast, et seal ei oleks nalle ehk neid väärtuse puudumisi mitte mingil muul põhjusel, kui ainult siis see, et ma kasutan seda outer join'i ehk välisühendamist. Nii et count sulgudes veeru nimi loetakse kokku ainult selliste ridade arv, kus sellele veerule vastavas väljas on väärtus olemas. Nii et kui ma nüüd võtan ja panen selle lause siin käima, siis näete, tulemus muutus nüüd nii palju, et külalisel number 10, see arv ei ole enam mitte 1, külalisel number 10, see arv on 0. Ja nüüd mind tegelikult ju ei huvita muu, kui huvitavad need arvud. Ja mind siis huvitab see, et ma peaksin nüüd leidma üle nende arvude selle keskmise. Ja üks tüüpiline viga oleks see, et nüüd kirjutada siia AVG ja siis sulgudesse see count, et niimoodi see ei käi. Et tegelikult näete, see select lause leiab mulle nüüd nii-öelda iga külalise kohta tema reserveerimiste arvu, kaasa arvatud ka siis, kui see arv on 0. Ja nüüd see tulemuseks olev tabel saaks olla siis sisendiks järgmisele operatsioonile, mis siis nii-öelda leiab pealt keskmise. Nii et siin on siis AVG arv as keskmine from as, ma ei tea, res arv. Ja kui ma panen selle lause käima siin selles aknas, siis näete, et keskmine reserveerimiste arv külalistel, arvestades ka neid külalisi, kellel pole mitte ühtegi reserveerimist, et see keskmine reserveerimiste arv on. Et järgmine samm, mul tuleks siis välja võtta päringuga siit või leida kõik sellised külalist, kellel see reserveerimiste arv on keskmisest väiksem. Et siin mul oleks vaja nüüd tegelikult siis sisuliselt korrata seda, mis mul on siin. Nii et ma siin selles päringus nüüd jälle teen seda põhipäringus, ma teen jälle seda sama asja, mida ma juba korra tegin, et ühendan kokku tabelid külaline ja reserveerimine, grupeerin külalise numbri järgi. Ja siis nii-öelda tulemust soovin nüüd piirata selle alusel, et kas see arv on siis väiksem kui, et kas on siis niimoodi, et see
külalise reserveerimiste arv on sellest keskmisest väiksem. Nii et siin tegelikult see lause annab mulle tulemuseks tabeli, kus on üks veerg ja 0 või 1 rida. Ja tulemus on siis selline skalaarne teisendatav selliseks skalaarseks väärtuseks ja ma saan kasutada seda lauset nagu skalaarset alampäringut. Nii et ma võiksin kirjutada siia, et having count on väiksem kui 9. See niimoodi töötab, aga siia selle konstandi asemele saan ma panna siis skalaarse alampäringu, mis antud juhul siis leiab dünaamiliselt selle keskmise reserveerimiste arvu. Ja kui ma panen nüüd selle lause käima, siis selle lause tulemuses on mul siis kõikide selliste külaliste numbrid, kelle reserveerimiste arv on keskmisest väiksem. Kusjuures arvestatakse siis ka külalisi, kellel pole ühtegi reserveerimist ja see ongi see põhjus, miks ma ei saanud teha seda päringut ainult tabeli reserveerimine põhjal, sellepärast et kui külalisel pole reserveerimisi, siis sellisel juhul selle külalise andmeid, külalise numbrit reserveerimise tabelis üldse ei ole. Et kui ma tahan tulemusse ka selliseid külalisi, kellel üldse ühtegi reserveerimist ei ole, siis ma pean siia tulemusse ühendama ka selle külalise tabel. Nii et selle päringuga siin sain ma siis kätte selliste külaliste numbrid, kellel on keskmisest vähem reserveerimisi. Nüüd järgmise sammuna leian siis reserveerimised, mida need külalised on teinud. Näiteks kasutan jälle alampäringut. Nii et leia kõik reserveerimised, mille puhul külalise number sisaldub selle alampäringu poolt leitud külaliste numbrite hulgas ja mul tuleks tegelikult väljastada ainult siis selle ruumi unikaalne identifikaator. Ja siin on oluline meeles pidada, et ruumi unikaalne identifikaator ei ole mitte ruuminumber üksinda, vaid ruumi unikaalne identifikaator on kombinatsioon ruuminumbrist ja hotellinumbrist. Kui te vaatate tabelis ruum primaarvõti on kombinatsioon ruuminumber, hotellinumber. Nii et näiteks ruum number 10 või ruum number 5, et neid võib olla nii Virus, Olümpias, Palassis kui ka teistes hotellid. Nii et kui ma panen selle päringu siin käima, siis selle lausega ma olen üles leidnud need ruumid, kus on teinud reserveerimisi need külalised, kellel reserveerimiste arv on keskmisest väiksem. Ja nüüd tuleb mul jätta siit nende ruumide hulgas siis alles need ruumid, mis on Tallinna hotellide luksusnumbrid. Et tõstan korraks selle päringu siit kõrvale ja kirjutan siis nüüd teise päringu, millega ma leian kõigepealt kõik Tallinna hotellide luksusnumbrid. Hotell, Inner Joy Room on hotell. Hotellinumber võrdub ruum. Hotellinumber. Where hotell. Linn võrdub Tallinn and ruum. Ruumi tüüp võrdub luksusnumber. Ja oli siis öeldud, et väljastada tuleks hotellinumber, tuleks väljastada ruuminumber ja tuli väljastada ka hotelli nimi. Et vaatame, et kas see nüüd oli see, mida vaja, et väljastage
hotelli number, ruumi number, hotelli nimi, sorteerige päringu tulemus, hotelli numbri, selles ruumi numbri järgi kasvab. Nii, et nüüd selle lausega, mida ma siia kirjutasin, selle lausega ma leian üles kõik Tallinna hotellide luksusnumbrid. Et ma näen tulemuses hotelli numbrit, näen tulemuses hotelli nime, näen tulemuses ruumi numbrit. Ja nüüd tegelikult mul tuleks jätta siit selle päringu tulemusest alles ainult sellised read, kus kohas siis see ruum on see ruum on siis on kus kohas siis see ruum on nende ruumide hulgas, mille ma selle alampäringuga olen leidnud. Ja vaat nüüd, kui ma tahan siis siin Access'is seda ülesannet lahendada, siis siin Access'is on nüüd selline lugu, et kui ma tahaksin nüüd kirjutada vaat niimoodi. Et kui ma tahaksin kirjutada niimoodi, siis sellisel juhul see lause ei lähe käima. Sellepärast, et Access tahab seda, et kui ma siin kasutan seda alampäringut, et siis selles alampäringu tulemuses on üks veerg. Ja ma selles veerus olevat väärtust võrdlen siis siin põhipäringu mingisuguses veerus oleva väärtusega. Et see kood Access'is käima ei läheks. Et üks võte, mida ma saan siin kasutada, on see, et panna nüüd sellest hotelli numbrist ja ruumi numbrist kokku selline ühine väärtus. Ehk konkateneerida käigu pealt kokku hotelli number ja ruumi number ja panna sinna vahele ka mingisugune eraldaja, kas või näiteks tühik. Selleks, et ei tekiks segadust, et mul on näiteks, ütleme, hotell 1 ja ruum 11 ja siis on hotell 11 ja ruum 1, et selliste andmetega siin päringu tulemuses ei tekiks segadust. Et panen siis ka selle hotelli numbri ja ruumi numbri vahele eraldi. Nii et ma otsin siis selliseid luksusnumbreid, mille identifikaator sisaldub siis selle alampäringu poolt leitud identifikaatorite hulgas. Ja siin on selle päringu tulemus. Ja siis nüüd oli öeldud, et sorteerige päringu tulemus hotelli numbri ja selles ruumi numbri järgi kasvavalt. Nii et order by hotelli number ja siis siia ruumi number. Et siin ma pidin kirjutama selle hotelli numbri ette selle tabeli nime, sellepärast, et veerdnimega hotelli number on ka tabelis ruum. Ja kui ma panen nüüd selle lause käima, tulemus on siis selline, et ma olen leidnud kõik Tallinna hotellide luksusnumbrid, kus on teinud vähemalt ühe reserveerimise külaline, kelle reserveerimiste arv on keskmisest. Nüüd, kui ma tahaksin seda sama koodi käivitada PostgreSQLis, et siis ainukene erinevus, mida mul on kohe vaja teha, on see, et see konkatenatsiooni operaator on siis 2 püstpiipsu. Ja tegelikult suudab ka PostgreSQL ja teeb siis ka Access sellist ilmutamata tüübi teisendust.
et ma ei peagi siin antud juhul teisendama neid väärtuseid tekstilisteks väärtusteks, et tegelikult see nii-öelda tüübi teisendus toimub siis niimoodi käigult. Sest et nii-öelda see stringide konkatenatsioon, et ma konkateneerin tekstilisi väärtuseid, mitte arvulisi väärtuseid. Et nagu te näete, siis selline kood PostgreSQLis toimib. Aga ma saan PostgreSQLis seda koodi ka natukene muuta, et nii-öelda lihtsalt näidata mõningaid muutmisvõimalusi. Kõigepealt üks asi, mida ma saan teha PostgreSQLis, mida Maxis siis teha ei saa. Et siin, kui ma nii-öelda kasutan seda alampäringut, siis siin ma saan teha niimoodi, et ma võrdlen andmeid rohkem kui ühes veerus. Et ma saan kirjutada, näete niimoodi. Et kas siis hotellinumbri ja ruuminumbri kombinatsioon sisaldub selle alampäringu poolt leitud hotellinumbri ja ruuminumbri kombinatsioonis. Et ma saan kirjutada selle lause ka niimoodi. Et ma ei pea seda konkateneerimist läbi viima. Ja veel üks asi, mida ma siis näitaksin, on see, et kui te siin neid tabeleid ühendate, siis te saate kasutada sellist mugavamat ja kompaktsemat syntaksi selle ühendamise läbiviimiseks. Sellisel juhul, kui teil on ühendatavates tabelites samanimelised veerud, üle mille te soovite seda ühendamist läbi viia. Nii et ma saaksin kirjutada siia using hotelli number ja saaksin kirjutada siia using külalise number ja saaksin kirjutada ka siia using külalise number. Et vaatame, kas see kood läheb nüüd käima. Et using ja mul tuleb siis ka ära kustutada siit see. Uuesti. Siin oli kuskil veel. Et kui siin nüüd hakata seda viga vaatama, et siis see siin toimub, see siin toimub. Ja siit vist tuleks võtta ära siis see külalise number. Ja võib-olla ka näiteks niimoodi. Nii et mul on siin see tegelikult ka see vastused targu juba olemas. Et proovime siis seda koodi siit, et nagu te näete, et mõnikord sellise ülesande lahendamisel võib tulla, et kuskile jääb selline viga, kuskile jääb see viga sisse ja siis on keeruline märgata, et kus kohta sa selle vea täpselt teed.
või kus kohta sa selle vea täpselt tegid. Aga praegu on siis siin nii-öelda, nagu te näete, et ma ühendan kokku tabelid hotell ja ruum, kasutades siin seda using syntaxi, ühendan kokku siin tabelid külaline ja reserveerimine, kasutades seda using syntaxi. Ja ühendan kokku siin tabelid külaline ja reserveerimine, kasutades siis seda using syntax. Nii et ütleme, selline kood siin ikkagi toimub. Võtame siit veel kord. Oleks using hotelli number. Et siin see kood kenasti käivitub. Nii, ja siis paneme siia using külalise number. Nii et võite ka ise vaadata, et kas te nüüd saate aru, et kus kohas siin täpselt see viga on. Et ka siin see toimib. Ja kui ma nüüd kirjutan siia using külalise number. Siis ka see nüüd toimib. Et väga võimalik, et ma siis lihtsalt kuskil kustutasin mingisuguse märgi ära ja ei pannud seda tähele. Et ka iseenesest mingis mõttes õpetlik näide selle kohta, et kuidas, kui need laused lähevad juba niimoodi pikemaks ja keerulisemaks, et siis ütleme, et siin on lihtne teha mõnda sellist viga, et pole kuskilt kustutate kogemata mõne märgi ära ja siis te vaatate peale ja ei pane tähele, et kus kohast te selle vea tegite. Küsimus nüüd on, et kui näiteks kasutada seda kuulsat paarisprogrammeerimist, et kui teil näiteks keegi niimoodi üle õla ka vaatab, et seda, mida te kirjutate, et kas siis te märkaksite seda viga paremini või mitte. Et see oleks omaette küsimus. Ja nüüd, mis puudutab siis lahendust LibreOffice Base'is, et kui ma võtan siit selle koodi ja teisendan siit edit convert case to ja uppercase ja panen siia näiteks siis Tallinn ja luksusnumber. Sellepärast, et Postgres nagu ka LibreOffice Base, et nad teevad tõstutundlikku teksti otsingut erinevat Accessist, kus see otsing on vaikimisi tõstu tundetu. Et siis, kui ma panen selle päringu käima, siis näete, käivitub see ja annab tulemuse ka LibreOffice Base'i puhul. Nii et see oli siis teise ülesande lahendus. Ja kolmas ülesanne, leidke kõik hotelli nimega Viru 1. jaanuaril 2004 vabad olnud ruumid. Selleks päevaks ei olnud ruumil ühtegi reserveeringut. Väljastage andmed kõikidest tabeliruum veergudest. Arvestage ainult reserveerimisi, kus on teada nii algusaeg kui lõpuaeg. Sorteerige tulemus ruumi numbrite alusel kasvavalt. Ja arvestada tuleb sellega, et reserveering võis ka alata varem kui 1. jaanuar 2004 ja lõppeda hiljem kui 1. jaanuar 2004. Nüüd selleks, et sellist ülesannet lahendada, et siis sageli on abi sellisest võttest, kus ma siis otsin andmeid, mis tingimusele ei vasta, ja siis otsin kõik ülejäänud andmed. Et tegelikult ma võiksin alustada sellest, et ma leian kõik 1. jaanuaril 2004 kehtivad olnud reserveerimised. Ja siis leian kõik sellised Tallinna hotellide ruumid, mis siis
ei ole nende ruumide hulgas, mis on selle alampäringuga leitud või leian kõik Viru hotelli ruumid, mis siis ei ole nende ruumide hulgas, mis selle alampäringuga leitud. Nii et selleks, et leida reserveerimised, mis siis toimusid 1. jaanuaril 2004, where, ja nüüd ma saaksin kirjutada siis niimoodi, et Access'is läheb see kuupäevast ring nende relikviste vahele 2004, 01, 01, et siin ma kirjutan selle kuupäeva siin selles ISO formaadis, between alguse aeg and lõpu aeg. Between arvestab ka vahemikku otspunktidega ja tegelikult sellist eraldi kontrolli, et kas algusaeg on not null ja lõpuaeg on not null, mul isegi ei ole vaja, sellepärast, et kui näiteks lõpuaeg on määramata null, siis selle kontrolli tulemus selle reserveerimise korral on unknown ehk teadmata ja niikuinii selle reserveerimise andmed päringu tulemuses ei ole. Nii et sellise lausega leian ma üles siis kõik need reserveerimised, mis siis toimusid 1. jaanuaril 2004 ja muuhulgas on näha siin ka siis hotelli number, ruumi number, et see on siis selle ruumi unikaalne identifikaator, mis oli sellel ajal reserveeritud. Ja nüüd oleks mul vaja siin põhipäringust küsida kõiki ruume, mis on hotellis Viru. Et need on siis kõik ruumid, mis on Viru hotellis. Ja nüüd teine tingimus, mis peab olema täidetud, on siis see, et sellel ruumil lisaks sellele, et ta on Viru hotellis, ei tohi eksisteerida mitte ühtegi reserveerimist, mis toimus 1. jaanuaril 2004. Nii et teine tingimus on siis see, and not exists. Ja nüüd panen selle päringu siia alampäringuks. Ja vaat nüüd, kui ma jätan selle nii, nagu ta on, et siis mul on jälle see alampäring ja põhipäring korrektselt ära sidumata, mis tegelikult tähendaks seda, et ma lahendan praegu ülesannet. Et juhul, kui 1. jaanuaril 2004 ei leidunud või ei toimunud mitte ühtegi reserveerimist, siis sellisel juhul väljastage kõik hotelli Viru ruumid. Kui 1. jaanuaril 2004 toimus vähemalt üks reserveerimine, siis ära väljasta mitte ühegi ruumi andmed. Et see ei ole see ülesanne, mida ma tahan praegu lahendada, et ma tahan kontrollida selle ruumi puhul, et kas on niimoodi, et ei eksisteeri ühtegi reserveerimist, mis on siis toimunud 1. jaanuaril 2004 ja selleks ma lisan siia siis juurde selle siduva tingimuse ja selle siduva tingimuse kirjapanemisel pean siis ka ühtlasi arvestama sellega, et ruumi unikaalne identifikaator on kombinatsioon ruuminumbrist ja hotellinumbrist. And reserveerimine punkt hotellinumber võrdub ruum punkt hotellinumber and reserveerimine punkt ruuminumber võrdub ruum punkt ruuminumber. Et jah, ja vaat nüüd on mul siis siin kaks sellist ühendamise tingimust, millega ma siis seon ära selle alampäringu ja põhipäringu, et siin on mul jällegi tegemist siis korreleeruva alampäringuga, kus siis iga põhipäringus leitud rea kohta täidetakse ka alampäring ja vaadatakse, et kas on täidetud see tingimus, et ei eksisteeri sellisele tingimusele vastavat reserveerimist selle konkreetse ruumi korral. Ja nüüd siis sorteerin tulemuse ruuminumbri järgi kasvab. Ja võtan, panen selle koodi siis siin Access'is käima. Ja näen, et kood käivitub ja saan soovitud tulemus. Nüüd, mis puudutab seda sama koodi Postgresis, ainukene muudatus, mis mul oleks vaja teha,
et kuupäevastring ma ei pane mitte trellikuste vahele, vaid panen ülakomade vahele. Ainukene muudatus, mille ma pean tegema ja see kood käivitub kenasti ka PostgreSQLis. Nii et siin on siis see oluline, et ma esitan selle kuupäevastringi just selles ICO formaadis, et kui ma tahan mingisugust muud formaati kasutada, siis ma peaksin juba kasutama seda funktsiooni toDate, kus on siis 2 argumenti, et ma kõigepealt siis annan kuupäevastringi esimese argumendina ja teise argumendina siis ütlen, et kuidas tuleks seda kuupäevastringi interpreteerida. Ja mis puudutab siis seda LibreOffice Base'i, et siis käivitub see samasugune kood, nagu käivitus siis Postgresis, et seesama kood peaks käivituma ka siis LibreOffice Base'is. Nii et nagu te näete, et siin oli selle lahenduse juures väga vähe erisusi või erinevusi nende erinevate andmebaasi süsteemide vahel. Et see oleks siis praegu kõik. Võib-olla kõige lõpuks see kommentaar selle tärni kasutamise kohta. Et kui te siin niimoodi mängite andmetega ja proovite, et kas te leiate üles vajalikke andmeid. See tärn on muidugi niisugune hea suupärane ja lühikene kirjapilts, et kuidas nii-öelda öelda, et väljast andmed kõikidest veergudest. Kui te nüüd näiteks hakkate kuskilt rakenduse poole pealt tegema päringut, et siis oleks ikkagi parem mõte kirjutada välja kõik need veergude nimed. Selleks, et teil kõigepealt punkt A oleks see kood paremini loetav. Et näete, kui ma kirjutan niimoodi, on selles lauses ka lugejale kohe rohkem infot, et millised andmed täpselt leitakse. Ja võimalik näiteks, et tabelisse ruum pannakse juurde veel mingisuguseid veergusid, võib-olla mingisuguseid mahukaid veergusid, kus on mahukad andmeväärtused, mida tegelikult teie rakendus ei soovi kasutada. Ja siis, kui te seal rakenduse poole pealt käivitate selliseid select lauseid, kus teil on lihtsalt see select tärn, lasete süsteemil üles otsida andmed kõikidest veergudest, lasete võib-olla üle arvutivõrgu need andmed sinna rakenduse juurde kohale toimetada ja siis tuleb välja, et te tegelikult ei kasuta enamikke nendest andmetest. Et võib-olla tegelikult oli vaja andmed ainult ühest veerust või 2 veerust, mitte kõikidest veergudest. Et siis sellisel juhul kindlasti on see süsteem teinud üleliigset tööd ja igasugune selline üleliigne töö väljendub ka mingil kujul töökiiruses ja kindlasti siis mitte positiivse poole. Nii et tegelikult oleks ilusam, kui ma kirjutaksin siit välja kõik need veergude nimed. Ja samamoodi siis ma teeksin seda siin selle Postgresi päringu puhul. Et veendume, et see kood töötab siin. Ja samamoodi teeksin siis ka selle LibreOffice Base päringu puhul. No nii, et töötab õigesti.